Buenos dias, tere hommikust Hispaaniast. Ilm on olnud pilvine, tuuline ja täna on 2. juuni. Eilses videos ma ütlesin, et me stardime 1. juunil, aga eile oli tegelikult 31. Täna on start, täna on reede 2. juuni ja näitan võib-olla käppelt, et kus me siin Estepona sööbisime, milline see korter meil välja nägi. Alustame siis terrassilt, siit on see vaade, ilus merevaade, mõnus suur terrass ja kiiresti siis korterituur, selline vahva elutoake, söögitoake ja siin meil oli 2 magamistuba. Veiko magas siin ja WC-d vannitoad mõlemal magamistoal ja mina magasin siin vannitoas või siin magamistoas. Nii ja tegime siin hommikusööki. Köök täitsa olemas, hästi mõnus. Ja maja tagant ka vaade, käisime veel eile basseinis ujumas. Tšekime selle ka üle. See on siis basseinivärk. Ja selline ta on. Nüüd siis paneme ajama. No nii, let's go. Niisiis 50 kiltsa sõidetud, käisime korraks Soto Grandes ja nüüd siis võtame suuna Sevilla peale ja peale Sevillat lähme ühte kaevandust vaatama. Sõita on meil sinna umbes 260 kiltsa ehk siis liigume põhja poole ja seal siis hakkame võib-olla mingit huvitavaid kohti vaatama, et enne meil ei olnudki siin väga mingit vaatamisväärsusi välja valitud. Teeme siin mööda suuremat teed, väikse sõiduse, 200 kilomeetrit ja siis lähme vaatame väiksemaid teid ka. Ilm on ilus praegu veel, vihma ei saa, 21 kraadi. Võtsin pikkade varrukatega särgi alt ära, et hakkas juba isegi palav. Ja praegu mõnus tuul käib läbi. Nii, kell on 20 minutit 12-ni oleme siin paar tundi sõitnud mööda suuremat sorti teid, mitte päris tasulist kiirteed, vaid sama kiirteed ja jõudsime Sevillasse. Nagu näha, siin on hommikut omajagu, aga Sevillas me siin väga peatust ei tee, et kuigi Sevillas on väga ilus kesklinn, siis praegu me liigume Sevillast edasi, et siin umbes 150 kilomeetri kaugusel on meil sukene esimene siis point of interest punkt, et lähme ühte mingit kaevandust korra vaatama. Täpselt ei tea, mis seal on, aga kaardi pealt leidsin mingisuguse. Et sõitsi läks päris hästi, õues on 26 kraadi, taevas on jumalast selge. Näitas küll, et peaks nagu sadu olema, aga ei ole siin sajust haisugi. Ja terve tee oli mõnus tuul tagant, et päris hästi sai medlenda. Aga nüüd vaatan, et kütus hakkab otsa saama, et siis tõmban paagid täis ja sõidame edasi. Nii, Sevillas tõmbasime endale paagid kütust täis. Saab jälle 350 kilomeetrit sõita. Seoses kütuse tankimisega tuli mulle meelde eelmise aasta reis. Tegin oma väikse Hondaga ja seal oli kütusekulu tunduvalt väiksem kui BEM-iga, et Hondakene võttis mul keskmiselt reisi lõpuks 2,7 liitrit 100-le. BMW kütusekulu on mul kompuuter näitab 5 liitrit 100-le, nii et peaaegu poole vahe, et sõidame umbes 5000 kilomeetrit, siis nii mõnisada eurot tuleb hinna vahe. Nii. Ja kaevandus on nüüd paremal, siis sõidame kaevandusest mööda. Jaa, siin on näha lahtine kaevandus, päris mega. Et kahju, et siin ei ole viewpointe, kus saaks pilte teha.
aga tundub, et kaevandus on päris crazy seal ja töötab suur kaevanduse auto, läheb sinna alla. Jäime siin kaevanduse juures ikkagi seisma, et võiks proovib siin drooni lennutada, aga kaevandus on vägev. Me ei kujuta ette, kui palju siin kaamerasse jääb või mitte. Aed on ka ees, fokusseerib aed. Nii, kaevanduses käidud, nagu nägite, oli päris äge kaevandus. Ja siin enne seda kaevandust ja nüüd peale seda on niisugune kaevanduslinnak, kus inimesed elavad. Ja meie nüüd lähme otsime midagi süüa, et kell on juba 1:30 ja vaatame, kas leiame mingi penja või kõrtsi. Nii, nüüd Veikoga kõhud täis söödud, tegime siin tee ääres väikse kana ja väikse gazpacho ja nüüd liigume edasi ja nagu näha, vaated on siin juba ilusad, tee on mõnus ja liigume siis mööda sellist teed nagu N435. Mingil põhjusel ma olin endale Google Maps'is selle kunagi varasemalt välja märkinud, et ju ma seda kuskil YouTube'i videos nägin, et vaatame, mis see tee endaga kaasa toob, et nagu näha läheb juba üsna kurviliseks ja naudime teid ja täna vist veel siis sõidame umbes, ma arvan, 170 kiltsa, vaatame, kui kiiresti me edeneme ja siis hakkame vaikselt juba ööma ja otsime ja siis meil tänaseks kilometraažiks tuleks kokku kuskil 450 kiltsa, mis on päris hea, et siis me oleme igati graafikus endaga. All right, aga naudime nüüd teed. Esimesed 10 või 5 kilomeetrit on meil sellel teel tehtud ja tõesti algus on väga mõnus, et niisugune üsna kiiresti või mõistliku kiirusega siin 90-ga sõidetav kurviline tee, et liiklust liiga palju peal ei ole ja saab täitsa nautida sõitu. Tundub, et sõidame vihmapilve sisse. Jäime seisma ja viskame vihmariidedest selga, et tulime sealt, kus on päris okei taevas ja hetkel liigume üle nende mägedega. Paistab, et me vist ilma vihmata ei saa. Mõned piisad juba tulid, aga ikka vist riidid mereks ajama. Lähevad vihmakad peale. Just saime Veikoga korralikult vihma. Niimoodi, et nähtavus oli 10 meetrit. Mul ei ole kiivril pinlockiga sees, kiskusin selle välja, sest et mis siin ikka Hispaanias pinlockiga teha. Ehk siis see nähtavus oli veel halvem. Üritasin käega vahepeal seest puhastada, aga siis oli kiiver vett täis. Seal see vihm on. Aga nüüd jäi vihm üle ja praegu nõues jälle 27 kraadi. Vahepeal vihmaga langes 12 kraadi peale. Aga õnneks vihmariided on mul kaasas, et vihmariided viskasin selga ja need hoidsid päris hästi vihma eemale, et märjaks siis ei saanud.
kell on 5, peaaegu 500 kilomeetrit on sõidetud täna, päris hästi oleme edenenud ja Hossi nimelises linnas oleme, et hakkame hotelli vaatama ja tänaseks vist aitab küll.